Torupillimängu asendi leidmine on esialgu päris keerukas protsess, sest meelde on vaja jätta, kuidas pigistada, kuidas puhuda, kuidas sõrmi liigutada, sõrmilist hoida, kuidas burdoonid asetsevad, et üldse helid välja hakkaksid kostuma. Mängi kindlasti esialgu püsti. Püstises asendis on torupill sul ilusti kaelas, sõrmiline otse ja sa saad tunda enda keha, et ta oleks vaba. Siis torupilli võtad hoidepaelaga, paned kaela. Võib ka panna õla peale. See oleneb nüüd, mitme burdooniga pill sul on. Aga kui sa seda paela endal sätid, siis vaata, et sul parem käsi, kui hakkab mängima, ei läheks paela vastu või pael ei tekitaks lisapinget siia, et sa pead paremat kätt kuidagi teistmoodi hoidma, mis ei ole loomulik asend. Siis seda paela, hoidepaela saab siin ka kõrgemale siduda, lühemaks ja pikemaks. Samamoodi saab ka torude vahelisi kaugusi ise vastavalt siduda nii, kuidas kõige mugavam on. Üldiselt on oluline, et need burdoonid oleks maaga risti. Et kui nad on diagonaalis ühtepidi või teistpidi, siis võib juhtuda, et see torupillikott on mängu ajal kuidagi ei ole sirge või on kortsus. Burdoonid on nii madalal, et sa ei saa alumist burdooni kinnigi panna. Et oluline siis, et oleksid paralleelselt maaga. Siis tõesti, kuhu siis kas panna siis nüüd kõrgele või madalale need burdoonid, siis mina olen enda jaoks kõige mugavama koha välja leiutanud niimoodi, et kui ma saan parema käega panna kinni kõige alumise passitoru sulguri, siis tegelikult ongi see passitoru õige koha peal. Natukene peab jälgima ka, et kui on torupill väiksema kotiga, siis võib-olla on vaja see siiski ka ülespoole siduda. Samamoodi peab jälgima, et kui ta on nüüd üleval pool ja sa teed näiteks siit burdooni lahti, avad, et kui sa mängid, siis võib ka pluusi varukas või mingi asi siia ette jääda. Et vastavalt nii kõrgel, et burdoonid vabalt saaksid heliseda ja oleks paralleelselt maaga ja sa saaksid ka siis avada neid sulgureid. Nüüd edasi on vaja võtta siis puhumistoru ette, millega siis suunad õhu tuulekotti. Vaata üle see video, kus ma räägin, kuidas puhuda tuulekoti õhku. Seal on väga täpselt selgitatud puhumistoru funktsioonist ja kuidas sellega kõige mugavam toimetada oleks. Põhimõtteliselt võtad hammastega kinni. Kuid nüüd, kui sa tervet pilli paned omale seada endale mängu valmis, siis jälgi jällegi sellist asja, et kui sa puhumistoru hoiad allpool, ehk siis hakkad justkui kotti allpool hoidma, siis sa pead ka kaelast pead allapoole painutama. Ja see liigutus, ja kui sa niimoodi mängid, siis see juba tekitab lisapingeid. Pea peab olema kaela otsas ja pea peab olema vabalt. See ei saa olla ettepoole või tahapoole või viltu, sest et siis juba pea raskus teeb oma tööd ja kael läheb lukku. Nüüd mitte siis ei lähe kaela ja peaga puhumistoru juurde, vaid tõstad puhumistoru ja tuulekoti vastavalt nii, et saad loomulikult hammastega kinni võtta. Võid ka jälle üle vaadata video, et kuidas sõrmilisele sõrmi asetada. Siin praegu on oluline, et sa oskaksid vabalt ja mängida G-nooti. 3 sõrme siit ülevalt ja 1 sõrm parema käega ja mõlemad pöidlad peaksid ka olema siis suletud. Ja jälgi, et sõrmiline oleks ka otse, mitte risti ühele poole või teisele poole. Et kui hakkab kipub sõrmiline risti minema, siis tasub natuke seda tuulekotti sättida siin käe all. Või siis teine variant on, et sõrmilise asendit saab ka muuta seda keerates. Praegu ma keeran täitsa nii, et peab nagu sõrmed siia poole panema. See muidugi ei ole võimalik, aga juba väike nõks
paremale või vasakule, võib aidata sul mugavamini sõrmi siia peale panna. Nüüd see torupillikott ehk tuulekott, sellel on siis visuaalselt, kui vaadata, on niisugune suurem osa, paun, ja siis on sõrmilise poolne ots on väiksem ja ka torupilli burdooni poolne ots on väiksem. Kui sa survet hakkad vasaku käega või hakkad seda siis pigistama, siis on oluline jälgida, et sa ei pigistaks sellest väiksest osast. Siit ei jätku piisavalt õhku. Nüüd ta käib siia vasaku käe alla. Kas ta läheb nüüd küünarnuki juurde või siit küünarnukist randme poole või küünarnukist kaela poole. See sõltub inimese kehast, see sõltub isegi ka tuulekoti suurusest. Et meister teeb tänapäeval väiksemaid ja suuremaid tuulekotte, et siis peab vastavalt selle järgi vaatama, kuidas mugav oleks. Kui sa paned selle tuulekoti liiga kaenla alla, siis võib juhtuda, et vasak kõlg tõuseb üles. Võib-olla siis nihutad tuulekoti natuke allapoole või ettepoole ja vaata peeglist, et õlg oleks ilusasti all ja vabalt. Ja teine variant, et kui sa paned liiga ette siia randme juurde selle tuulekoti ja hakkad randmega pikistama, jällegi kohe tekib siia väike pinge ja sõrmi ei saa liigutada ja see ei ole torupillimängus hea. Pigem peab olema käsi loomulikus asendis ja siis, kui tõstad siia sõrmilise juurde, siis aseta tuulekott siia kuskile vahele, nii kuidas sul endal mugav on, ja suru vastu vasakut külge. Umbes selline liigutus see on. Ei tohiks siis üles õlga tõsta, ei tohiks ka käe randmega suruda. Kui sa puhud tuulekotti õhku, siis ei tohi veel pigistada, sest kui sa vahepeal pigistad, siis õhk pahiseb tegelikult nendest torudest välja, ilma et nad üldse helisema hakkaksid ja sa pead topelt rohkem puhuma. Esialgu puhud lihtsalt koti õhku täis ja nüüd sätid vasaku käe alla. Ole hea ja jälgi ennast ka peeglist, et sa näed kohe ära, kas õlad on pinges, kas keha on vaba, kas burdoonid on ilusti paralleelselt maaga, kas sõrmiline on otse või viltu. Ja muidugi ei teeks paha ka üks tund spetsialisti käest võtta, kus kõrvalt vaataja pilk kohe näeb ära, et mida võiks võib-olla muuta, et torupilli asend saada loomulikuks ja vabaks. Puhud siis koti õhku täis, samal ajal ei vajuta käega peale. Nüüd ma olen juba võtnud vasaku käega sõrmilises kinni, nii nagu vasaku käe sõrmed sõrmilise avade peal peavad olema.